Mõtle selle peale, selle e-kursuse tegemise hetkel on City24 portaalis Tallinnas ja Harjumaal müügis 5000 korterit. Kui sina nüüd alustad oma kinnisvara müügiga, siis ilmselgelt sa saad ju aru sellest, et konkurents on väga karm ja sellisel juhul, kui sa isegi paned õiglase hinna, siis küsimus on selles, et sul on päris arvestatav hulk teisi objekte, kellega sa konkureerid. Ja nüüd küsimus on, millisele see potentsiaalne ostja vajutab. Ehk see pilt, millega sa oma kinnisvara müüd, peab olema atraktiivne, usaldusväärne ja kvaliteetne. Kui ta nüüd avab selle kuulutuse, siis need fotod, mis sealt avanevad, peavad andma sellest korterist väga tervikliku ja hea ülevaate selleks, et inimene saaks aru, kas see vastab nendele kriteeriumitele, mida ta oma uuelt kodult ootab või mitte. See omakorda tähendab seda, et kui sa hakkad oma korterist pilti tegema, siis tänaste kaameratega, ma mõtlen just telefonikaameratega, on võimalus saada häid pilte, aga inimeste pildistamise oskus on väga erinev. Kindla peale minnes ma soovitaks tellida fotograafi, kes on spetsialiseerunud kinnisvara pildistamisele. Tema oskab sulle anda ka täpseid juhiseid selle kohta, kuidas oma korter korralikult ette valmistada selleks, et need pildid näeksid välja esinduslikud ja head. Seal riiulitel olevad esemed võivad olla sinu jaoks väga olulised, aga kui see inimene vaatab korteri müügikuulutust, siis tema peab nende piltide põhjal suutma ette kujutada seda, kuidas see on tema uus kodu ja kuidas tema seal elaks. Küll ja küll on portaalides näha kuulutusi, kus on pildid on udused, neid on võib-olla ainult 3 tükki. Kõige markantsem näide, mida mina viimasel ajal olen näinud, kus üks korteri müügikuulutus oli üleval ainult pildiga WC-potist. See on küsimus sinule endale, et kas see on see kvaliteet ja strateegia, millega sina oma kinnisvara müüa tahad. Meie kogemus näitab, et see ei tööta, aga lõplik otsus jääb loomulikult sinu enda teha. Vaatame siin korral ühte näidet. Vaatame 2 pilti, need on tehtud ühest ja samast korterist. Ja mõtle nüüd, kumma pildi peale sa vajutaksid, et selle objektiga lähemalt tutvust teha. Kvaliteetsed pildid on väga olulised, aga siinkohal on ka oluline meeles pidada seda, et vinti ei tohi üle keerata. Ehk siis sa ei saa piltidel kujutada seda müüdavat kinnisvara objekti paremana, kui see tegelikult on. Sest kui inimene võtab selle aja, et ta tuleb kohale selle objektiga tutvuma ja see tegelik olukord on kehvem kui see, mida sa seal piltide peal näitad, siis tõenäosus müügitehinguni jõudmiseks on minimaalne. Kui sa näiteks müüd maja, mis kuulub kallimasse kinnisvara segmenti ja selle hinnatav müügiperiood on 6 kuud kuni aasta, siis mõistlik on vahepeal välisest loodusest teha uued pildid. Talvel suviste piltidega kinnisvara müüa on veel okei, aga kui sa müüd suvel talviste piltidega maja, siis see tundub natukene kohatu ja kindlasti selle müügile kaasa ei aita.